suur Siiami kaubanduskeskus ja SeaWorld. Lähme vaatame selle üle. Tere! Sa oled väga armas. Meie seiklustaim on võisida meile meeldib. Söögid ja tujuvad, seda teeksime me veelgi. Tegin tervin tumemel minast. Aga need kiiged. See on nagu Instakoht ja. Tulime kaema kaubanduskeskust nimega Blue Port. Sa mõtlesid, et ära on nagu kiigu väga porti. Siin oligi süda mõttes võtta nalja. Asutame see ja kiidal. Siia see mõtse. See on lilla siia. Nende kaubanduskeskustega on tihti peale see teema, et väljast vaatad, mingisugune keskmise suurusega maja ja siis lähed sisse ja lähed ja tulevad korrused ja läheb kaugusesse ja tuleb veel see ja too ja selle keskusega on siin täpselt samamoodi. Näeb väga äge välja see, kus ma just käisin. Kas olete kunagi söönud mangot ja hambaniiti ühes koos? See mango on nii kiuline, et lihtsalt hambavahed on täis seda, kui sööd. Nüüd juba pole üsna ammu näinud sellist nii puhast rannajoont, nagu oli esimesel õhtul, kui me siia jõudsime. Seal on vaprad paadikesed, mis nad teevad, püüavad kala ja krutsivad laineid. Vahepeal kaob täitsa laine taha ära, päris suur laine, aga vaata. On sama päeva õhtu, vesi on natukene taandunud, aga siiski täitsa siin ääres ja lint on juba mitu päeva meil ees. Aga tegelikult ma tahaks teada, kus kuu on. Lootsin, et me näeme kuu tõusu praegu, sest üks õhtu me olime siin natukene hiljem ja siis oli kuu juba üleval. Viimane trenn selles jõusaalis sai tehtud. Homme siis ongi juba aeg siit korterist välja kolida ja täna on siin põrand täiesti märg. Inimesed on täna hoolega saunatanud. Ei, see pole higi. Ei, see ei ole higi, see on vesi. Jah, nad käivad seal ujumas. See basseinis oligi need ujuses. Jah, täna vist käidi siin basseinis ujumas. Me ei ole endiselt aru saanud, mis värk selle basseiniga on. Kuskil stendi peal on kirjas, et jaanuaris midagi basseinis parandatakse ja igal päev inimesed möllavad, aga ilusamaks see pole küll läinud. Mingi basseini kumba parandus? Jah. Ühesõnaga, täna on reede ja me lähme jälle kuujahile. Ja kujutate ette, et see punane pall seal on kuu. No ta ei ole päris nii punane. Ma ei tea, ta jääb pildi peale meeletult punane. Aga ta on ikkagi, tegelikult ta on punane. Aga no ta ei ole niisugune erkpunane, aga jah, kuu on punane. Üliäge. Ja vahepeal ta on valge. Ja tegelikult ta ei ole nii punane. Aga see on nii nagu punane, aga see on nagu punane, aga ta on nagu hele, aga mitte hele punane. Ta on nagu tume punane, aga ta ei ole väga palju nagu. Siit on ka mega ilus. Mega ilus vaade. Kuu on seal. Ja Konnade kontsert. Konnade ja Delisa kontsert. Järgmine sihtkoht. Ootab meid ees. Me lähme ühte hotelli. See tekkis tunne, et kuna Siimu tulekuni on veel ikkagi aega, üle nädala natukene, paar päeva üle nädala,
siis, et veel ei lähe Bangkoki, et oleme mõne öö veel siin piirkonnas ja siis 5-6 ööd Bangkokis ja siis tuleb siin. Ja kui nüüd rääkida lemmikteemast liiklusest, siis siin maakohas on liiklus väga viisakas selles mõttes, et kõik teevad õigeid asju õiges reas. Sellist kaootilisust pigem ei ole. Mitte. Ja rollereid on ka tegelikult nagu, ma ütleks isegi, et vähem kui autosid. Selle nimi on Kollektiivo. Ma üritan püüda pildile neid taksosid, mis siin on. Need on nagu bussidega lahti sealt tagant. Me sõitsime sellega Mehhikos Puerto Escondidos ja selle nimi oli Kollektiivo seal. Et siin nad näevad samasugused välja, aga mis süsteemiga nad siin töötavad, me ei tea, me ei ole sõitnud. Aga väga paljud turistid sõidavad. Me oleme näinud, et see on puu püsti täis ja siuksed, väljendust, vanad inimesed ka sõidavad sellega. Tundub, et on mingi asjalik asi, no ilmselt väga soodne ja mugav, et sa lihtsalt astud tee äärest peale ja järgmises kohas astud maha. See on siukene lapp siin all, et sellest voolab läbi. Siukene, Dog Waste Station. See on pesa. Siin on siukene asi, et kui sa vist ära lähed, siis paned selle või? Woof, pet inside. Et kui sa lähed ära ja jätad koera üksinda, siis koristaja ei tule. Kui koer on üksinda toas. Et kui me magame, kas me peame ka woof panema? Ei, siis see kehtib ainult siis, kui Fifi on üksinda toas. Aga mis see on? See on... jäätis mingi? See on jäätise kupong. Fifi saab rannabaarist tasuta jäätise. Fifi sai ka siukse asja. Saab igal pool mingi roosa asja. Eelmises sai ka roosa. Aga ühesõnaga, meie tuba on selline. Rõdukene on meil ka. Seal on hotelliala. Tualett. Peegel ja dušš. On sees pool. Nojah, kui sa oled duši alla, saad ise endale alla tõmmata. No jah, aga ikkagi nagu, siis see saab märjaks. No ju see on veekindel. Ega basseinis ei ole küll kedagi, jah. Siin on jõusaal 24/7. Siit läheb meie juurde. Ja siin on lastetuba. Liisa läks kohe sinna ja ära ei taha tulla. Mis mul ikka selle vastu saab olla? Mina olen basseini ääres ja loen raamatut. Fifi sõidab nüüd rannabaari jäätist sööma. Jaa. Ma saan näidata ütelist ka. Ma valin talle ise maitse. See on üldse, see on poloneesia maitset. Ja siis ma ei tea, mis seal veel oli. Seal on mingi lava. Fifi sai jäätist. Fifi, see on sulle. Oota. Äkki ta tahab sealt otsa limpsida? See on veel päris kõva. No, proovi. See on veel külm. Nii, see on kanamaks, probiootiline jogurt ja tüümian on siin.
4 maitset oli, üks oli mingi Carbonara, pasta carbonara, munavalge, pumpkin kõrvits oli, ja siis oli veel münt. ja ühesõnaga väga põnev valik, 4 erinevat maitset oli. Jah. See haises jubedalt. See on tüümeni lõhn. Mulle ei meeldi tüümeni. Mulle meeldib. Mulle meeldib. See on kukkunud, ta on sinna sisse kukkunud. Leht on kukkunud oga otsa. Minu padi. Ma tellisin endale padja. See on väga viinerikujuline vorst. Ja Vihvi askeldab seal. Vihvi. Uus petti sai. Mulle nii meeldivad need kaktused siin. On üks toit, mida Liisa on siin nillinud mitu päeva menüüs. See tundus nii hea. Ja täna on ta õnnepäev. Õnneseen. See lubati tellida. Tada! Nutella pizza. Seda nimi oligi Nutella. Täna on meil isegi siin väikene liivariba. No vahest on olnud ka, jah. Vahest on natukene ka olnud, jah, aga üldiselt randa siin piirkonnas ei ole. Ma kuskilt lugesin, et see on talviti niimoodi, et suvel on nagu rohkem on meri kaugemal. Ma ei tea, kui tõsi see on. Täna on meil viimane õhtu siin. Juba kätte jõudnud. Jälle hakkame pakkima, hakkame kolima. Meil oli plaan, või on plaan minna Bangkoki. Täna on esmaspäev, homme on teisipäev ja pühapäeval tuleb Siim. Ehk siis me oleksime teisipäevast pühapäevani 5 ööd oleksime Bangkokis. Ja siis koos Siimuga hakkaksime jälle siia kanti tagasi liikuma. Liisa, kas me lähme üldse Bangkoki või lähme kuskile siia kanti? Bangkoki! Ma pole seal kunagi käinud, siis ma ei saagi käia. Jah, Liisa tahab näha Bangkoki. Järelikult tuleb minna. Huvitav, et kõik käivad päeval jõusaalis ära. Siin ma olen iga päev näinud inimesi päeval ja õhtul kell 7 on tühjus. Iga õhtu on jõusaal olnud minu päralt. Mulle väga sobib, et mina küll ei raatsiks päevasest ajast tulla, kui on väljas päike. Bangkoki äärelinnas käib jõhker ehitus juba jumala pikalt. Huvitav, mis siin siis on mõne aasta pärast, kas uued kiirteed, uued raudteed? Hakkame jõudma maalt linna. Ja kas siin saab ka palju Bangkoki. Väga äge sild. Autost ei saa head kaadrit. Jõudsimegi Bangkoki ja tõdesime jälle, kui vahepeal natukene siukene rusu või korraks, kui see emotsioon tuleb üles, siis ma ütleks, et isegi depressing on koeraga reisida ja üldse sa oled ikkagi nagu vähemuses. Näiteks kui sa bookid Agodas või Bookingus, siis nad, kuigi sa paned filtritesse selle, et lemmikloom on lubatud, siis nad koheselt ei tea ikkagi, et sa tuled koeraga ja sa saad kõiki neid toaliike ja stiile, kõiki variante saad bookida. Ja siis ma panin ka deluxe toa, mis pidi olema kõrgemal korrusel ja alguses ta andiski meile juba toakaardid ära 24. korrusele. Aga mina
ikkagi aususe etalon, kuigi Siim õpetab küll mulle vahepeal seda, et ei ole vaja alati öelda, et sul koer on ja ei ole nagu vaja alati igal pool aus olla. Siis ma mõtlesin ikkagi, et ma ikkagi ütlen, sest et siis ma olen nagu natukene nagu hirmus, et äkki keegi näeb, et mul on koer ja siis mul hakkavad muud mõtted lihtsalt peas keerlema pärast, kui ma seda ei ütleks ühesõnaga. Aga nüüd ma natukene kahetsen, et ma ütlesin. Sellepärast, et meie 24. korruse kaardid vahetati välja 8. korruse omade vastu. Nii et mis teha? Korra tegi küll nagu kurvaks, et pekki nagu pidin ma ütlema. Aga mis teha? Linnaelu on nagu linnaelu ja kusjuures temperatuur on siin väga kõrge. Me nüüd lähe vaatame, kas meil õnnestub rongiga sõita. Me ei mäleta, kuidas see pileti ostmine ja see värk siin käis. Aga vast saame hakkama. Piletid saime ostetud, ma näitasin talle telefoni Mapsi pealt, kus ma tahan minna. Või seda peatust, sest et Google Maps näitabki sulle õnneks väga täpselt ära, kus sa pead peale minema, kuhu sa pead sõitma ja kus sa pead maha minema. Nii et 86 pahti maksis 2 piletit. Mingil põhjusel mul oli see Google Mapsi salvestatud see keskus. Mõtlesin, et mingi kaubanduskeskus tuleme. Tundub selline teistsugune, mingi huvitava kontseptsiooniga. Louis Vuittoni kohvik oli seal ees. Siis mingi Louis Vuittoni mingi, ma ei tea, mis experience ja siis loomulikult pood. Ja siin on mingi huvitav koht. Ma isegi ei tea, miks mul see salvestatud oli. Hotelli kõrval on selline aiakene koertele. Jumala äge. Piffile meeldib siin kõhtu sügada. Tere hommikust. Piffiga jalutuskäik tehtud. Mõnusas koerte aedikus. Hommikusöögi magasime maha, aga ei olnud tegelikult plaanis sinna jõuda. Google lubab siin nurga taga head kohvi. Lähen vaatan, kas saab ka. See valge putka, ma kõndisin sellest täiega mööda. Proovime siis järgi. Päris maitsev. Ja kusjuures seal oli see silt, et sugar no thanks, I'm sweet enough. Ongi kuidagi magus. Tulime rongiga populaarsesse sihtpunkti nimega Siam. Siin on suur Siami kaubanduskeskus ja Sea World. Lähme vaatame selle üle. Ja transpordi jaoks on siin 1, 2, 3, 4 tasapinda. On nii palju kalu. Ta on nii rõõmsa näoga. Tere! Sa oled väga armas, kuigi sa oled ogakala. Oi, vaata kui lahedam need on. Ma ei tea, kas need elavad vist või? Ja ma arvan küll. See kollane kala on vähe. Jaa, see on nii lahe. Vaata tema nina see, et nagu... See on ägeda mustriga.
Vau. Ma zoomin teile natukene. Vaadake, kui lahe ta on. Vau. Vaadake, need on mingid, issand, kui pikad sarved. Ta hakkas ujuma. Ta on nii hirmus. Lionfish. Merihobud. Ma sellised ei ole kunagi näinud. Need on nagu lehtedega. Nagu taimed. Vau, kui ägedad. Sea dragons. Need on meredraakonid. Siuksed alguses, siis muutuvad siukseks, siis siukseks, siis siukeseks. Mis siin on? Mis seal all on reaalselt? Ta isegi pilgutab sinna sealselt seda. Võib-olla need on suutsunud. Pisikeses tunnelis. Oi, siin on nii lahe. Vau, kalon. Kes siin elavad. Vau. Oi, tänaras. Vupiussid. Ma nimetan neid vupiussideks. Neil on isegi oma linnake siin. Ei tea, kas nad matavadki siis ennast siia liiva alla kinni või? Ja nüüd on Seahorse Kingdom. Vaadake need kõik, need on nii lahedad. Nemad olid lahedalt saba külje kinni. Need tüübid olid Tenerifel, need tüübid siin. Aga nad olid palju suuremad, siis ma kardan neid suvalud, nad on nii hirmsad. Vaadake, miks see nii pidi on. Vau, keegi on seal. See oli tema suu. Näed, siin on ka siukene nagu ja tema saba on see siin. Ta läheb sealt sisse. Ta on nagu väike delfiin, nii nüüd on. Tam-tam, kimida kam-kam, ütleb tema. Oota, kui ormus pikab on. Ei tea, kas peaks keegi elama või? Skorpion, siin jah. Madagaskari hiid selle brussaka juurde. Vau, kilbikud. Need on ühed minu lemmikloomad. Snakey. Juba ees olid väga lahedad, et ta kujuda kas mikrovatid. Chupa-chupsi jooke. Okei, kuldkala. Täida minu 3 soovi. Ma ei tea, kas nad isegi kuldkala ta raputas pead. Vaata, see on nagu tal aju seal. Ta raputab pead. Täida minu 3 soovi. Täida. Madu näed niimoodi mees. Hello, Madu. Kus sa teed midagi? Liisa katsub meritähte. So you gotta wash your hands again after that. Päris meritäht. Peale seda peab ka panema. Hi, Sunny. Hi. No kuidas oli? Katja? Kuidas oli? Hästi. Kes see on? See on ka meritäht, jah? Thank you so much. What's your hand again, please? Oi! Liisa läks akvaariumisse. Läks käsitööks. Ilusad värvid teiega. Go.
kuivatab. Ma just tegin suud lahti. Ma olen haab läinud. Lähme nüüd enne. Ryan Taps on meie üleval. Üks ujub üle meie. Haigala ostumasin. Need on mingid eraldi konditsioneerimist teevadki väga külma. Taga. Oi, see on üks piirugi tuleb. Nii armas. Minu lemmikad asjad on piirilihad. Me oleme jõudnud siia Paragoni toidukorrusele, alla korrusele, keldrikorrusele vist isegi, jah. Korrus veel alla minna, seal on ka toita. Jah, veel saab tegelikult alla minna, aga no põhimõtteliselt toidualale. Ja rahvast on meeletult palju. Okei, meil on 7 minutit veel jäänud. Siin on meie pesu. See on minu sokid, need värvilised. Käisime 7-Elevenis, seni kuni meil praegu on riided kuivates. Ja ühes kassas ta juba lõi kõik asjad läbi ja siis ma hakkasin kaardiga maksma. Ja siis ta ütles, et kas on Visa, ma ütlesin, see on Mastercard ja siis ta ütles, et oi, siis peab teise kassasse minema. Siis läksime teise kassasse, lõi seal kõik kaubad uuesti läbi. Lihtsalt huvitav on see, et esimeses kassas nende kaupade summa, mis ma hakkasin siis maksma selle kaardiga, oli 460 pahti ja teises kassas oli summa 441.